Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videoseerias rääkisime enesehinnangust, enesekindlusest ja sellest, kuidas me iseennast näeme. Nüüd alustame uut teemat. Räägime olukordadest, millega puutub mingil hetkel kokku peaaegu iga noor ja alustame eksamipingest. Sest ilmselt on paljudele tuttav olukord, kus kodus tundus, et oskad, aga siis istud eksamilaua taha, vaatad esimest küsimust ja järsku on pea täiesti tühi. Miks see juhtub ja mida saad teha, et pinge ei hakkaks eksamil sinu teadmisi segama? Täna leiame sellele vastuse. Kõigepealt üks oluline asi. Eksamipinge iseenesest ei ole halb. Kui ees ootab midagi olulist, valmistab keha ennast selleks ette. Süda võib kiiremini lüüa, hingamine muutub, tähelepanu teravneb. Keha läheb valmisolekusse. Mõõdukas pinge võib isegi aidata meil keskenduda. Probleem tekib siis, kui pinget on liiga palju. Siis hakkab see sama reaktsioon, mis peaks meid aitama, hoopis mõtlemist segama. Kujuta ette, et homme on oluline eksam. Sa oled õppinud, aga õhtul voodis hakkavad peas keerlema mõtted. Mis siis, kui ma läbi kukun? Mis siis, kui ma ei mäleta midagi? Ja mis siis, kui teised saavad minust parema tulemuse? Ja järgmisel hommikul jätkub sama. Eksamil saad esimese küsimuse kätte ja mõtled, ma ei oska. Sealt tuleb järgmine mõte, ma kukun läbi. Ja mõne hetkega ei tegele sa enam ainult eksami küsimusega. Sa tegeled korraga eksami küsimuse, oma ärevuse ja kõige sellega, mis sinu arvates võib juhtuda, kui sa vastust ei tea. Siin ongi üks põhjus, miks eksamipinge võib sooritust mõjutada. Meie tähelepanu ja töömälu ei ole lõputud. Töömälu võid ette kujutada nagu väikest töölauda, kus hoiame parasjagu infot, mida ülesande lahendamiseks vajame. Näiteks matemaatika ülesande vahevastuseid või mõtteid, millest tahad essees kirjutada. Kui osa sellest töölauast on täidetud mõtetega, ma ei saa hakkama, aega jääb väheks, mis siis, kui ma läbi kukun, siis jääb ülesande enda jaoks vähem ruumi. Teadmised ei pruugi olla kadunud. Sul võib olla lihtsalt raskem neid sel hetkel kasutada. Sellepärast võibki tekkida kummaline olukord. Tuled klassiruumist välja, keegi küsib sinult täpselt sama küsimuse ja vastus tuleb järsku meelde. Kuidas sa seda siis eksamil ei teadnud? Sa võisidki seda teada, aga tugeva pinge all oli meenutamine raskem. Siit jõuame esimese praktilise asjani. Eksamipingega ei tasu tegeleda alles eksamipäeval. Üks parimaid viise pinget vähendada on muuta eksami olukord juba õppimise ajal tuttavamaks. Kui eksamil pead vastuseid ise meenutama, siis harjuta ka õppides meenutamist. Pane konspekt kinni, võta mõned küsimused. Sea endale näiteks 20 minutit aega ja proovi vastata ilma materjali vaatamata. Nii ei kontrolli sa ainult seda, mida oskad. Sa harjutad ka olukorda, kus pead teadmised ise mälust kätte saama. Teine asi puudutab eksamieelset õhtut. Kui eksam on homme, võib tunduda loogiline õppida võimalikult kaua. Aga mingil hetkel hakkab lisatund õppimist töötama sinu vastu. Kui selle arvelt jääb uni lühemaks, võib järgmisel päeval olla raskem keskenduda ja õpitut meenutada. Seega ei ole eksamieelse õhtu eesmärk õppida viimase võimaliku minutini. Pigem vaata üle kõige olulisem, pane vajalikud asjad valmis ja jäta endale võimalus magada. Aga mida teha siis, kui istud juba eksamil ja tunned, et pinge läheb liiga suureks? Kõigepealt ära tõlgenda seda kohe märgina, et midagi on valesti. Kiirem südametöö või närvilisus tähendab, et keha on valmis tegutsema. See ei tähenda automaatselt, et sa ei saa hakkama. Kui pea läheb täiesti tühjaks, võta hetk, hinga rahulikult, loe küsimus uuesti läbi. Ja küsi endalt, mida ma selle teema kohta üldse tean? Ära proovi kohe leida täiuslikku vastust. Kirjuta kas või paar märksõna ja üks mõte võib aidata meenutada järgmist. Kui jääd ühe küsimuse juurde kinni, ära lase sellel kogu eksamit enda kätte võtta. Kui võimalik, liigu edasi. Tee ära ülesanded, mida oskad. Ja tule keerulisema küsimuse juurde hiljem tagasi. Nii ei kuluta sa kogu tähelepanu ühele kohale ega lase ühel raskel ülesandel tekitada tunnet, et kogu eksam läheb halvasti. Ja veel üks asi, mis võib eksamipinget suurendada. Vahel anname ühele eksamile palju suurema tähenduse, kui sellel tegelikult on. Enne eksamit võib peas olla mõte. Kui mul läheb halvasti, siis järelikult ma ei ole piisavalt tark. Aga eksam ei mõõda sinu väärtust inimesena. See näitab eelkõige seda,
kui hästi sa suutsid konkreetsel hetkel konkreetsetele küsimustele vastata. Halb tulemus võib loomulikult pettumust valmistada, aga halb tulemus ei tähenda, et sina oled ebaõnnestunud. Ja mida rohkem tundub, et ühe eksamiga on kaalul midagi väga suurt, seda suuremaks võib minna ka pinge. Seega tasub enne eksamit endale meenutada. Minu eesmärk ei ole tõestada, kui tark ma olen. Minu eesmärk on näidata võimalikult hästi seda, mida ma praegu oskan. Seega, kui sul on lähiajal eksam, proovi teha 4 asja. Harjuta enne eksamit teadmiste meenutamist, mitte ainult lugemist. Ära ohverda viimase õppimistunni nimel kogu ööd. Kui pinge eksamil tõuseb, rahusta tempot ja alusta sellest, mida sa tead. Ja kui jääd ühe ülesande juurde kinni, liigu edasi ning tule selle juurde hiljem tagasi. Eesmärk ei ole kogu närvilisust ära kaotada. Eesmärk on õppida tegutsema ka siis, kui väike pinge on olemas. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Eksamipinge ei tähenda, et sa ei oska. Vahel muudab tugev pinge lihtsalt olemasolevate teadmiste kasutamise raskemaks. Ja mida paremini sa valmistad ette nii oma teadmised kui ka eksami olukorra enda, seda vähem peab aju selle olukorraga esimest korda toime tulema. Järgmises videos räägime sellest, miks mõned inimesed ei julge abi küsida. Sest vahel teame väga hästi, et abi oleks vaja, aga ikkagi ütleme, ma saan ise hakkama. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil ise ennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.